nagu ikka Meistrnurga puitmaterjali valime puumarketist. Osa materjalist on meil endal jääkidest olemas, juurde oleks vaja natukene plaatmaterjali. Õnneks on plaatmaterjali valik puumarketis päris lai, siin on igas mõõdus, igas paksuses liimpuid kilpi ja nagu siin peal juba kirjas on ka, siis tee ise ja ise me plaanimegi teha. Tänase Meistrnurga raames on plaanis teha siis üks väikene pink. Pingi jaoks me ostsime plate, see on selline kena, tummine, paks pingi plate ja nagu ma ütlesin, osa materjali on vanadest jääkidest olemas. Meil on siin üks tammepulk, millest me saame siis pingi jalad. Tuleb niisugune madal pingikene, mis võib-olla sobib lapsele, võib-olla selleks, et lihtsalt kuskile kapi ette panna ja sellele peale astuda, et midagi kõrgemalt riiulilt kätte saada. Esimese asjana lõikame endal välja pingi jaoks sobiva tüki. Nüüd jalgade tegemisel on selline lugu, et kõige lihtsam oleks loomulikult panna jalad täpselt püsti alla, aga nõnda pinki ei tehta. Pingil on jalg ikkagi alati natukene kaldu ja mitte kaldu ainult ühes suunas välja, vaid tegelikult kahes suunas välja. Selleks ma lõikan endale ühe väikese nii-öelda šabloonklotsi, mille abil me siis hakkame neid jalgadele mõeldud auke siia plaadi sisse tegema. Nõnda sätime selle klotsi endal siia nüüd enam-vähem õigesse kohta. Ma märgin tegelikkuses siia peale ka. Teeme ta 4 sentimeetrit siis kummastki servast. Ja nüüd me saame kasutada võtet, mida võib-olla vanasti polnud võimalik, sest vanasti ei olnud sellist tööriista. Tänapäeva kaasaegse tööriistaga me saame teha seda tööd hoopis teistmoodi kui ammustel aegadel. Nimelt kasutame multitööriista ja kasutame nüüd sedasama enda šablooni selleks, et selle vastast lõigata täpselt õige nurga all, õige suurusega ava siia selle pingi sisse. Nii, saime selle tüki siit seest kätte. Jalad olen ma nüüd lõiganud siis täpselt samasuguse nurga all nagu meie selle šablooni klotsi. Ja kui me nüüd siin hästi sobitame ja meelitame, siis tundub, et me saame selle jala siia täitsa sisse. Üks asi, mis nüüd teha tuleks, on see, et jalale tuleb lõigata sisse siis väikene sälk, kuhu me lööme kiilu, mis seda jalga hakkab siin sees tegelikkuses kinni hoidma, sest muidu ta tegelikult ju läheb lupsti sellest laua või õigemini tooli tasapinnast meil läbi. Selle jaoks olen ma kinnitanud ühe jala siia töölaua külge ja kasutame selleks tavalist saagi, et sellele kiilule pesa teha. Nüüd kiilusoone lõikamisel tuleks jälgida seda, et kui see kiil nüüd jala sisse lüüa, siis see kiil peaks olema kas risti suunas selle pingiplate puidusööga või diagonaalis. Ta ei tohi olla kindlasti piki seda puidusüüd, sellepärast et kui on piki seda puidusüüd, siis on üsna lihtne sellel kiilul kogu see pingiplate lõhki lüüa niimoodi, et meil see pink laguneb koost. Kui nüüd kiil on piisavalt sügaval sees, siis võib siit pealt selle üleliigse maha lõigata. Ja edasi on nüüd maitse asi ning otsustamise koht. Osad pingimeistrid jätavad meelega natukene selle jala otsasid välja, ümardavad servad ära ja see on nii-öelda selline stiil. Teine variant on see nüüd lõigata pingipinnaga tasa, lihvida täiesti tasaseks, jätta selline täiesti, kuidas tahta teha, millist stiili keegi harrastab. Saateaeg kahjuks piirab meie tegemist, nii et ülejäänud jalad nokitsen ma siin ise lõpuni, aga ma usun, et see on üks selline väike põnev töövõte, mille peale mõelda, kuidas siis tänapäeva kaasaegseid tööriistu kasutades teha traditsioonilist mööblit.